Tulemast kõigile, kes te siia olete kohale jõudnud sellel ilusal talvisel päeval. Ja sõna meile Liina peale, meile paripaljudele. Tervist teile kõikidele sellel uuel 2012. aastal. Mul on väga hea meel näha neid väikseid silmarõõmusi, kes siia tulnud on. Oleme küll selle aasta esimesel kokkusaamisel, esimesel beebipallil, aga need lapsukesed, kes siin on, need on kõik väljalaske aastaga 2011. Need silmarõõmud või kullatärad, kes teil süles on, nende jaoks on see esimene pall elus. Aga ma tahaks loota, et nende elus tuleb hästi palju veel neid pallisi, neid pidulikke sündmusi, milles nemad on juba need kesksed inimesed. Ja te saate olema kindlasti väga õnnelikud, kui need esimesed sõnad on emme, issi. Selle sõna otsimine, kuulamine käib pingsalt ja kogu ajan. Ja need pisikesed maimukesed, kes teil täna süles on, nendest peavad saama kunagi väga tubli hakkajad, targad inimesed. Selleks on teie panus ääretult suur, see on piiritu. Seda peab kogu aeg tegema, seda peab jälgima. Ja kui see väike jõuab juba sellesse ikka, et tal on aeg hakata õppima neid esimesi tarkusi, siis kindlasti saab teile olema abiks seesama maja, kus te täna siin viibite, seesama lasteaed, mis on hästi. Ma soovin teile kõigepealt palju õnne nende väikeste puhul. Lapsele ühe küünla ja nagu te näete, siin on sinised värvid, see on siis poisslastele ja roosad värvid on siis tütarlastele. Pärast pidu võtke siis küünel kaasa, koos küünla jalaga. Ma loodan, et teil püsib meeles see, kui nendel maimukestel tulevad järgmised sünnipäevad. Te võtate välja selle sama küünla ja süütate ta jälle ja jälle ja jälle uuesti. Ja saigi kõik. Veel kord palju õnne teile. 21. augustil 2011 sündis Tallinnas väike tüdruk, kes on Heleri ja Indrek Reinsalu perest teine laps. 24. augustil koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 50 ja tüdruk sai nimeks Helina. Isaga ka, linnapea saab õele ja teile ka õnne soovida. Palju õnne. Palju õnne. Isaga. 26. septembril 2011 sündis Tallinnas väike tüdruk, kes on Karoliina ja Tiit toimetaja peres kolmas laps. 12. oktoobril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 65 ja tüdruk sai nimeks Eliis.
27. septembril 2011 sündis Tallinnas väike poiss, kes on Ritta Ratusnaja ja Madis Kildeni peres esimene laps. 30. septembril koostati Tallinna perekonnaseisuametis sünnikanne number 4020 ja poiss sai nimeks Gert Gustav. Oktoobril 2011 sündis Tallinnas väike poiss, kes on Tiina ja Indrek Oja perest teine laps. 10. oktoobril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 63 ja poiss sai nimeks Raian. Oktoobril 2011. aastal sündis Tallinnas väike poiss, kes on Kerli Aadri ja Gert Kallasmaa perest teine laps. 20. oktoobril koostati Tallinna perekonnaseisuametis sünnikanne number 4326 ja poiss sai nimeks Karl. Oktoobril 2011 sündis Tallinnas väike tüdruk, kes on Maris Ruusmanni ja Marek Neigo perest teine laps. 26. oktoobril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 68 ja tüdruk sai nimeks Karliina. Palju õnne. Palju õnne. Aitäh. Selle isale. Joo. Et ära nüüd kisa. Ära nüüd kisa. Aitäh. Aitäh. 20. oktoobril 2011 sündis Tallinnas väike poiss, kes on Seelika ja Mehis Metsaääre perest teine laps. 25. oktoobril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 67 ja poiss sai nimeks Andri. Novembril sündisid Tallinnas väike tüdruk ja väike poiss, kes on Riina Otsmani ja Andrus Kolksi perest 3. ja 4. laps. 23. novembril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 71 ja tüdruk sai nimeks Anett ja sünnikanne 72 ja poiss sai nimeks Andres. Aitäh ära tõmmata. Nii, mida Aitäh. Palju õnne. Aitäh sinna. Aha. 18. novembril 2011 sündis Tallinnas väike poiss, kes on Siiri ja Tõnu Koidla peres esimene laps. 21. novembril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 70 ja poiss sai nimeks Rasmus. Detsembril 2011 sündis Tallinnas väike poiss, kes on Siret ja Hannes Vaikla perest teine laps. 15. novembril koostati Saue linnavalitsuses sünnikanne number 74 ja poiss sai nimeks Mihkel.
teile õnne ja kiitada ja tänada tahan teid, et te olete nii tublid ja te olete võtnud endale suure kohustuse. See suur rõõm on ka suur kohustus ja suur mure, aga rõõmusid on kindlasti rohkem kui muresid. See kohustus teeb pikkadeks aastateks, mida ei saa maha panna, aga siis, kui endal on raske, tuleb seda ülesannet täita, sest teie ju olete tema jaoks kõige tähtsam, kõige parem, kõige ilusam ja ta loodab teie peale. Nii et olge tublid, palju armastust teile, siis on laps terve ja õnnelik. Aeg läheb ruttu ja varsti on nad suured ja teil ka kergem, et ärge muretsege, olge tublid, palju õnne ja meie poolt, et meie teid ootama jääme, on ka kaartid õpetajatele valmistatud ja lapsed annavad teile need kaartid üle. Meil on täna väiksem vahetus, meil on suurem. Palun. Lähme edasi. Veel on viimane katse. Nii, palun. Tule siin juba üle. Kaks tulema tuleb. Nii, palun.